Eesti Pangas on valminud värske finantsstabiilsuse hinnang ja selles järjekordselt mainitakse, et üheks peamiseks riskiks Eesti pankadele ja siinsele majandusele on kinnisvarabuum Põhjamaades. Kui tegu on pikka aega teadaoleva riskiga, siis miks sellega pole piisavalt tegeletud? Ma arvan, et seda riski on päris ammu juba teadvustatud, et loomulikult ka Põhjamaade ametiasutused näevad neid trende ja mõistavad, et on seotud riskidega. Seal on ka teatud samme astutud, ma arvan, et pankadele on täiendavaid kapitalinõudeid kehtestatud, teatud riskikaalud kapitali arvutamisel on karmistatud. Aga me näeme, et kasvamist jätkab nii elanikkonna laenukoormus Rootsis kui siis ka kinnisvara hinnad suhteliselt hoogsas tempos. Ehk siis nähtavasti need sammud ei ole siiski olnud piisavad. Ja meile, nii nagu näiteks kas või Rikspangale, samuti tundub, et tuleks teha palju enam ja see oleks ka Eesti finantsstabiilsuse huvides. Kuidas selline olukord mõjutab Rootsi pankade rahastamise riske? Nende ärimudel on üles ehitatud sellelt, et nad laenavad väga palju raha turult ja kui turud annavad positiivse hinnangu Rootsi pankadele, nad on senini seda andnud, siis see on selles mõttes positiivne, et sa saad just seda odavat raha, aga kui see olukord peaks muutuma, ütleme, et kinnisvara tõus, mis seni toetab neid hinnanguid, peaks pöörduma teise suunda ja ütleme, kinnisvarahinnad peaksid hakkama langema, siis esimene mõju otsene mõju tuleb sellest, et see sektor enam ei vea Rootsi majandust näiteks nii kiiresti edasi, Rootsi majandus aeglustub ja kusagil majanduses hakkavad tekkima mingid halvad laenud. Kuidas Põhjamaade pankade võimalikud raskused Eesti majandust ja siinset panku ohustavad? Me oleme harjunud kuulma, et Eesti pangad on väga hästi kapitaliseeritud. Et kust need probleemid saavad tekkida? Nad on kapitaliseeritud, nii et selles mõttes need ohud on väiksed, aga lihtsalt läbi nende kanalite, et eelkõige kui need ettevõtted, Eesti ettevõtted, kes müüvad Põhjamaadesse, kus siis on selleks ajaks tekkinud raskused, see võib vähendada nende, nõudlust nende kaupade vastu. Ja siis teine asi on lihtsalt, et kui raha muutub kallimaks nendele Rootsi pankadele, et siis see kallim raha hind kandub üle ka meie majandusse. Pangad võib-olla on siis ettevaatlikumad meie ettevõtetele laenamisel ja nõuavad kallimat hinda selle eest. Mida meie Eestis saame teha selleks, et sellised likviidsusriske maandada? Eestis juba selle aasta algusest kehtivad täiendavad likviidsusnõuded pankadele, mida nad täna ka korralikult kõik täidavad. Üks, mida on vast oluline rõhutada ja mis muutus seoses Eesti astumisega euroalasse, on see, et Eestis tegutsevad kommertspangad saavad vajadusel likviidsuslaenu ehk siis lühiajalist laenu ka küsida keskpangalt tingimusel, et neil on siis sobilikke tagatisi. Aitäh!